Tere, mina olen õpetaja Allan ja täna siis vaatame, kuidas teha võtmehoidjat Autodesk Fusionis või siis Fusion 360 vana nimega. Et oleme teinud võtmehoidjat Tinkercadis, proovime nüüd võrdluseks sama asja teha Fusionis. Ja avasin Fusioni ja küsib mu käest esimese asjana, et mis me tahame teha. Jääme selle part disaini juurde ja millimeetrid sobivad hästi. Paneme create new. Esimese asjana me võiksime teha projekti. Nii, ma vajutan siia paneeli peale ja alguses tõenäoliselt on sul siin admin projects ja võib-olla mingi default projects ka. Teeme new project. Ja ma teen praegu siia siis selle kursuse jaoks 3D praktikat projekti. Nii. Klõpsin siin peal ja nüüd, kuna see võtmehoidja on mingi üks selline komponent või vidin, millele rohkem osi juurde ei tule, siis ma arvan, sellest täitsa piisab, et paneme siit ristis selle kinni, teeme siit siis save, paneme talle nimeks ja panen siia üks, sest me teeme teise ka save. Ja kui Tinkercadis me töötame ainult 3D objektidega, mis võivad olla siis kas tahked või augud ja grupeerime neid seal siis kombineerimiseks ja joondame, siis Fusionis meil on nii 2D kujundid kui 3D. Fusion hoiab neid 2D ja 3D asju lahus rangelt ja veel erinevusena on see, et Fusion siis kuulub nii-öelda parametriseeritud CAD programmide perre. Ehk siis me saame täpselt öelda, mis objektid, millega omavahel siis täpselt suhtes on. Erinevalt siis Tinkercadist, kus me pigem neid seal siis objekte omavahel miksime ja grupeerime lihtsalt. Saab panna mingeid mõõte ka, aga see kõik on selline, ühesõnaga, ta ei salvesta neid mõõte. Kohe näed, mismoodi see siin siis käib. Aga enne kui me saame minna joonestamise juurde, vaatame kiiresti kasutajaliidese seaded üle. Et selleks ma lähen siia preferences ja siin saab siis valida erinevaid kasutajaliidese omadusi. Kõige olulisem, mis siin nagu huvitab, on, kuidas navigeerimine toimub, pööramine, keeramine. Kuna ma paralleelselt pean töötama nii Tinkercadi kui Fusioniga, siis mul on pandud siit Tinkercad. Kui sina oled ka harjunud juba Tinkercadiga, vabalt võid valida siit Tinkercad, kui sa tahad Fusioni või mõne teise CAD tarkvara navigatsiooni kasutada, siis vali siit midagi muud. Ja mis me siit alt veel saame teha on, et grid'i näiteks, snap to grid saab välja lülitada, kogu selle gridinduse saab siit välja lülitada ja siin on ka siis kaamera, kas on ortograafiline või perspektiiviga vaade. Uute asjade joonestamine algab Fusionis siis enamasti kahemõõtmelise joonise tegemisega ja Autodesk nimetab seda siis sketšiks. Klõpsen siia New Sketch ja pean valima nüüd siis tasandi. Teiled on siin punane on X, roheline Y, sinine Z. Ma valin XY, kuna võtmehoidja mingi lapik lätakas, mis siis on nii-öelda selili seal põrandal ja nüüd saamegi siis seda siia joonestada. Ma alustan kandilisest põhjast, valin siit kahe punktiga ristküliku ja ma saan nagu klõpsatada siia paika kuhugi, valida talle mingid mõõdud, aga ma võin ka kohe näiteks, ma praegu hiirega kuhugi ei kliki, et näed siin esimene see mõõt on nii-öelda aktiveeritud, et ma panen sinna näiteks 20 ehk siis 2 cm, vajutan täävi ja panen sinna 50 ehk siis 5 cm ja enter. Ja mul on ristkülik olemas. Ma tahaks teha nüüd siia sellise aasa siis rõnga riputamiseks. Selleks ma võtan siit selle ringi, ma zoomin natukene sisse ja otsin üles siin joone peal keskpunkti. Keskpunkt on tähistatud siis selle kolmnurgakesega. Klikk ja jälle saan hiirega lohistada. Antud juhul ma tean täpselt, et selle ristauka kõrgus on 20, et ma panen siia ka 20, enter. Siiamaani me oleme kasutanud siit create alt siis mingisuguseid kujundeid. Kõrval on kohe siin modify, et nüüd näiteks, et siia siis teha rõngas sisse. Ma võtan siit offset, võtan selle ringi, mis ma just joonistasin ja saan siia teha siis väljapoole või sissepoole teise ringi. Ja mõtlen, et selle laius võiks olla siis -3. Kui ma panen +3, siis ta teeb väljapoole. Kui ma panen -3, siis ta teeb sissepoole. Nii, enter. Ja esialgu täitsa piisab, võetan finish sketch
ja oleme tagasi kolmemõõtmelises vaates, et selleks, et saada nüüd sellest kahemõõtmelisest joonisest kolmemõõtmeline on põhiline käsk, siis on extrude ja ma saan nüüd siin valida hiirega siis need tasandid või faces, mida ma tahan extruudida. Neid kahte ma siis ei vali. Siia jääb auk ja lohistan seda ülespoole. 5 milli on võib-olla palju, paneme siia näiteks 4. Ja on selline võtmehoidja põhi olemas. Nüüd siia peale tahaks teksti panna. Selleks on vaja teha sketch. Võetan create new sketch ja nüüd ma ei vali enam siit mingeid neid tasandeid, ma valingi kohe selle võtmehoidja lätaka tahu. Ja selleks, et luua nüüd siia tekst, valin siit create ja valin siit teksti tööriista. Ja enne kui me saame teksti kirjutama hakata, peame valima siis teksti kõrguse või nii-öelda, kui suurele alale me selle teksti siin paneme umbes. Ma valin siit servadest umbes 2 millimeetrit mingi sellise ristküliku ja kirjutan oma nime siia. No praegust on näha, et ta on siin päris suur. Ma valin kõigepealt fondi. Tahaks sellist fonti ja ikka ta ei mahu sinna kasti ära. Paneme siit natukene väiksemaks selle. Ma arvan, see on täitsa okei juba. Ja vali siit siis ka mina soovitaks panna siit keskele. Ehk siis, et see raam, mis me siin just joonistasime, et ta jääb siis mõlemas suunas selle keskele. Ja okei. Ja ongi meil teksti jaoks siis nii-öelda see sketch tehtud. Ma võin seda siin pöörata. Näiteks siis ma saan ka siin kahemõõtmelises vaates pöörata asju, move näiteks ja keerata. Aga ma ei pea. Ma võin panna kohe extrude, valin selle teksti ja ütleme, et see võiks olla kõrgus 1 millimeeter. Ma praegu isegi vajutanud enne finish sketch, hakkasin kohe extrudima ja ta kohe nii-öelda väljus sellest kahemõõtmelisest vaatest. Nagu natukene igav ja võib-olla see asend ei ole ka päris hea, et ma tahaks seda natukene muuta, aga enne vaatame, mis tekkis siia puusse. See puu on väga oluline asi siin Fusionis. Meil on siin siis komponent võtmehoidja. Me saame siit muuta mõõtühikuid, me saame muuta siin, mida me siin parasjagu teeme, siis on ju see, mida me alguses valisime. Me praegu teeme komponenti ja siin on praegu meil üks body nii-öelda, üks keha, et komponent jaguneb siis kehadeks. Kehadel on eraldi, saab valida siin neid tahke või faces inglise keeles, servi saab valida. Need tähed on tehtud siia eraldi sketchiga, et põhimõtteliselt need on siis veel nagu features, mida me saame eraldi valida. Aga millegipärast siin ta näitab ainult siis ühte keha. Ma lähen tagasi. Võt, siin all on meil ka ajajoon, see on ka väga oluline, et siin me näeme järjest neid käske, mis me oleme teinud ja topeltklõpsuga me saame sinna sisse minna. Et läheme korraks tagasi sinna viimasesse extrude käsku, kus me selle nime siin extrudisime ja vaatame natuke siin neid settinguid ka. Näete, siit oli meil valitud join. Ehk siis, et see extrude, mis me tegime, see ühendati siis selle olemasoleva kehaga. Ma tahaks tegelikult valida siit new body ehk siis uus keha. Panen okei. Ja näed, tuli siia puusse kohe terve hunnik neid kehasid see on see lätakas, ja siin iga täht on eraldi keha. Nüüd, kui ma tahaks seda natukene keerata, pöörata, siis kõige mugavam antud hetkel ikkagi mulle tundub oleks minna tagasi siia sketchi. Valime selle sketchi ja siis võtame M ehk move, paneme talle väikse kalde sisse, et oleks natukene huvitavam ja valiks talle mingisuguse asukoha ka, et selleks, et ta oleks nagu siin päris ilusti keskjoone peal, ma joonistaks ühe abijoone. Võtame siin line, ma valin siit abijoon ja võtan siit keskpunktist siia keskpunktini joone escape ja ma saan tõsta selle teksti ilusti siia selle joone peale. Mingit nagu väga head kohta siin nagu ei ole, kuhu teda niipidi panna, et ma panen ta silma järgi lihtsalt ilus tundub. Finish sketch ja näed, ta on muutnud seda extrude'iga. Ikkagi mulle tundub, et ta võiks olla natuke siin pool. Läheme tagasi. Move. Ja nihutame teda natukene. Finish. No nüüd on hea küll. Vaatame, kuidas me saame teda viimistleda. Erinevalt siis Tinkercadist, kus ma sain lihtsalt klõpsata siia tähe peale valida talle mingi värvi.
et siis siin tuleb vajutada add ja ma saan siia appearance menüüsse ja praegust on siis, siin on valik kehad või komponendid, klõpsa, või noh, ühesõnaga ma ei peagi tegelikult klõpsama, et siin on praegust mingisugune teras, klõpsan selle plastiku peal ja valin siit mingisuguse värvi, ja lohistan ta näiteks siis selle lätaka peale, võtan siit veel seda plastikut, valin värviks näiteks kollase ja lohistan siis tähe peale, kuna tähed on eraldi kehad kõik, siis ma võin ühekaupa nagu nad ära värvida, ma võin shift all hoida ja valida nad siit ära ja siis siia korraga peale tõsta selle värvi. Ehk nüüd on meil valitud siis materjal ja värv. Ja põhimõtteliselt ongi kõik, võin selle kinni panna siit ja ära peita. Kindlasti salvestame ka save, et iga kord, kui sa salvestad, ta küsib siia mingit ka kommentaari, paneme siia näiteks versioon 2 ja ongi olemas. Mis me siin veel saame näha, et no näiteks kui ma klõpsan siin millegi peale, siis siin all ta näitab millimeetrites selle serva mõõte näiteks, et kui ma tahan vaadata, et 2 senti on ju, kui kõrge see täht on, mis läbimõõduga see ring on ja nii edasi. Nii, ja see ongi meie võtmeaide. Jõudu tööle!